Kolgata kogudusel tuleb sünnipäev. Meie kogudus saab 121 aastaseks. Sellel pühapäeval kell 11 on pidulik jumalateenistus. Aga ma mõtlesin, et kui me praegu, meile tundub, me elame ebakindlatel aegadel, siis kui vaadata tagasi meie koguduse 121 aastale, siis on meil sealt nii midagi õppida Jumala ustavusest ja koguduse kokkuhoidmisest. Ja meie julgustuseks ma toon mõned asjad välja. Esiteks, kui ma vaatan koguduse ajaloole, siis ma näen seda, et kogudus on koht ja inimesed, kus leiab alati Jumala rahu, leiab püsivust, stabiilsust kõigil aegadel. Näiteks 121 aastat tagasi, kui kogudus sai alguse, oli tegemist siin Eestis, Tartus, Tsaari-Venemaaga. Oli venestamisaeg, koole, ülikoole viidi vene keele peale, aga rajada eestikeelne kogudus oli ka selles mõttes suur vastuvooluminek. Aga kui kogudus sai 17-aastaseks, siis sündis Eesti Vabariik ja kogudus jätkas Jumalariigi tööd. Enne seda oli olnud esimene maailmasõda 3 aastat. Ka sel ajal kogudus jätkas sõja ajal tööd. Kui kogudus oli 38 aastat tegutsenud, siis paigutati Eestisse Nõukogude Liidu väed. Ühiskonnas oli palju teadmatust, oli sõja eelaimdust ja kogudus kuulutas ikka evangeeliumi. Aasta ja 4 aastat hiljem, kui kogudus oli 40 aastat ja 43 aastat tegutsenud, siis käis Tartust üle teine maailmasõda. Vene väed pommitasid pool Tartu kesklinnast maatasa. Midagi sarnast me näeme praegu Ukrainas. Aga kogudus jätkas kogunemist. Ehkki osa rahvast oli ära põgenenud, osad olid surma saanud, osad mobiliseeritud. 50 aastat kogudus tegutses Nõukogude võimu all, kus kristlasi kiusati taga, aga evangeeliumi kuulutamine jätkus ka siis. Kogudus oli koht, kuhu sai tulla. Inimesed jätkasid Kristuse järgimist, inimesed pöördusid ikka. Ja kui kogudus sai 100-aastaseks aastal 2001, tähistasime seda suure juubelikonverentsiga Tartu Ülikooli aulas, mis paljude jaoks tundus veel paarkümmend aastat varem ilmvõimatu. Nii et minu jaoks koguduse ajalugu, ka meie koguduse ajalugu on tunnistus Jumala ustavusest, stabiilsusest, püsivusest kõikidel ajastutel. Kogudus on varjupaik, kogudus ei kao ära. Ja veel teine asi on meil õppida, kui ma vaatan koguduse ajaloole, et eri aegadel on kogudus ikka taotlenud üksmeelt, ühtehoidmist, on olnud kohaks, kus müürid, erinevad vaheseinad on saanud maha lõhutud. Esimese maailmasõja lõpus põles pommitamise järel ühe teise baptisti koguduse palvela maha. Ja need inimesed tulid ja jätkasid Kolgata koguduses, alguses eraldi jumalateenistustega, siis ühiselt. Usklikud hoidsid ikka kokku, kuigi oli erinev ajalugu. Kui 1955, 50-ndatel palju venekeelseid inimesi Eestisse kolis, siis 1955 alustati venekeelsete teenistustega siin Eestis, siin Kolgata koguduses. Mis sest, et see oli okupatsiooni järelmõju, aga Kristuses olid vaheseinad maha lõhutud. Ja niiviisi, kui me tähistame koguduse sünnipäeva, minu jaoks see on suur tunnistus 2 asjast vähemalt. Jumala ustavusest läbi kõigi aegade. Kogudus on olnud varjupaigaks, kohaks, kus leida rahu, stabiilsust, kuhu ikka saab tulla. Ja teiseks, kogudus on see koht, kus erinevad inimgrupid saavad kokku, vaheseinad saavad maha lõhutud. Me oleme kutsutud selleks, et olla avatud evangeeliumi kuulutamisele ja osadusele. Paulus ütleb, Kristus on meie rahu. Või nagu on kirjas meie risti peal, Jeesus Kristus on maailma ainus lootus. Niiviisi, ka 121-aastasena, olles õppinud minevikust, me vaatame lootusega tulevikku,
me teame, et Kristus on meie kindlus, meie rahu ja meie osaduse alus. Tere tulemast ka sel pühapäeval. Kell 11 on pidulik jumalateenistus. Külalised on Tallinnast, Oleviste kogudusest, jutlustab pastor Rait Tõnnori ja muusikaga teenivad kaasa Oleviste koguduse noored muusikud. Tuleme ise kokku, kutsume sõpru, kogudus on avatud igale ühele.